Tere taas kord, hea TV7 vaataja. Käes on järjekordne Kirkuse kiituseks saade. Ja meie tänases vestluses tulevad meil jutuks õed, kes armastasid Jeesust kirglikult. Ja sinna juurde tahame küsida ka sellise küsimuse, et kas mõnikord me võime olla niivõrd hõivatud oma elu ja oma tegemistega, et me jätame tähele panemata selle, mida Jumal meie südamesse räägib. Enne veel, kui me jõuame meie tänaste kangelaste juurde, tahan ma tutvustada oma kaasvestlejaid ning mul on suur rõõm, et meie saatesse oled nõusoleku andnud sina, Meeli Tankler. Kas on rõõm, et te kutsusite? Ja nagu ikka on ka Külvi Maisov siin laua ümber. Tere sulle, Külvi! Tere Helina! Meeli, ma tahaksin natukene tutvustada sind, kuigi ma tean, et sina oled tegelikult üsna tuntud väga-väga paljudele inimestele, sest sa oled aastaid teeninud mitte ainult metodisti kirikus, vaid ka laiemalt. Sul on akadeemiline taust, mis on üsna aukartust äratav, praktilise teoloogia kraad, Asbury seminarist, jah, on mul õigus? Nii on. Just, ja sa oled ka teeninud meie metodisti seminari rektorina päris pikki aastaid. 9 aastat tegelikult, jah. Just, nii et sul on seda teadmisi ja ka kogemusi on sul kindlasti päris palju piibli teemadel. Aga me teame, et sa jutlustad jätkuvalt oma koguduses, Pärnu Agape koguduses. Jah. See on sinu praegune roll ning mina mäletan ka veel aastate tagant, et sa oled olnud ka tegev naistetöös. Ja nii meie Eesti oikumeenilise naistöö raames oled sa korraldanud mitmeid erinevaid sündmusi ja konverentse, aga ma loen ka, et sa oled olnud metodisti kiriku naiste maailma föderatsiooni Euroopa piirkonna president, oli mul õigesti öeldud? Nii see on, ja. Metodisti kirikus on selline ülemaailmne naisteorganisatsioon, kus siis erinevatel piirkondadel on omad kokkutulekud ja oma selline struktuur. Igal maal on naisorganisatsioon ja siis nad kokku siis piirkonnaga tulevad kokku ja peavad oma seminare ja siis ma 2000. aastate alguses olin Euroopa piirkonna president. Ja nüüd oled sa siis saanud natukene rohkem vaba aega ja oled vähem hõivatud ja vähem õpetamas ja saad mahti meiega siin vestelda. Mida sa veel võiksid oma elu kohta ütelda, pere kohta, mida sul on head jagada ka sellest valdkonnast? No, pere on mul, olen üle 45 aasta abielus olnud Üllasega ja meie selline pereelu on väga teineteist toetav olnud läbi nende aegade. Ja meil on 3 last ja 4 lapselast. Nii et selles mõttes ma ema ja vanaema rollis mingil määral ikkagi ka toimin. Jaa, väga põnev. Nii et mina olen küll väga, väga põnevil, et mida sina oskad meile rääkida meie tänastest naistest, kelleks on tõesti 2 toredat ja põnevat ja vastandlikku õde, Marta ja Maarja. Ja me ei saa neid kuidagi lahus vaadata, sest nad lihtsalt on üksteise kõrval ja nad on olnud läbi kõigi piiblilugude me näeme neid koos, nii et me räägime täna siis ka paralleelselt nendest. Kuigi tegelikult ei meeldi ju kellelegi, kui teda võrreldakse oma õega. Minul ei ole õde, et mul on õnneks olnud väga lihtne, et ma ei ole pidanud ennast kellegagi võrdlema, aga ma tean, et kellel on, siis ega see tegelikult meeldiv ei ole. Minul on õde, aga ta on minust 10 aastat noorem ja selles mõttes me oleme ka olnud natukene nagu keeruline on meil olnud teineteisega niimoodi ennast võrrelda, sest natuke justkui 2 erinevat generatsiooni peaaegu. Aga õde on mul olemas, väga armas õde. Ja ma arvan, et Marta ja Maarja puhul on ka, et nad on lihtsalt niivõrd erinevalt funktsionaalsed ja niivõrd dünaamilised inimesed lihtsalt. Ja me ei saa ka muidugi Latsarust ära unustada, kes nende vend oli ja keda Jumal kuidagi väga eriliselt kasutab, võib-olla mitte lõbus üldse, aga nagu väga tugev osa tegelikult sellest sõprusest Jeesusega. Just. Et võtame siis ette need õed ja venna, sellepärast et tõesti need lood on tihedalt läbi põimunud. Ja me teame, et nad olid kõik Jeesuse sõbrad ja Jeesuse jüngrid ja ilmselt väga lähedased. Ja tõesti see, mida me võime
mis tuleb minu arust esile nendest lugudest, on see, et nad tõeliselt siiralt armastasid Jeesust. Ja see suhe, mis neil oli, ma arvan, väga lähedane ja väga armas sõprussuhe. Ja siis juhtus nende elus mingeid asju. Ja Piiblis on tegelikult isegi salm, kus ütles ja Jeesus armastas neid, vist on Johannese. See on Johannese evangeeliumis, jah. Et Jeesus armastas neid selles mõttes, see on väga ebatavaline. Minu meelest ei ole väga palju neid, kelle kohta Piibel ütleb, et Jeesus armastas neid. Jah. Kuigi on näiteks Jeesus vaatas armastusega ka rikka noormehe peale. Aga see oli selline aga see ajutine. natuke teistsugune armastus võib-olla, see oli nagu pigem selline kaastundlik armastus, aga ilmselt Maarja ja Marta ja Lazarus olid tema jaoks erilised inimesed. Ja ta ütles seda väga huvitaval hetkel tegelikult, aga me jõuame selle looni. Enne me peaksime võib-olla minema natukene ettepoole või alustama siis eestpoolt. Luuka evangeeliumist. Jah, ja räägime siis seda esimest lugu, kui Jeesus tuli nende külla ja seal midagi juhtus, seal oli mingi õppetund, me saame teada nende naiste natuurist ja nende erinevustest ja et läheksime võib-olla alustuseks sinna, et kes need õed olid, kus nad elasid, äkki sa, Meeli, teed ühe väikese sellise sissevaate. No kui me nüüd vaatame seda Luuka evangeeliumi lugu, siis seal on öeldud, et Jeesus läks ühte külla. Seda küla ei ole nimetatud. Aga Johannes ütleb, et see on Betaania, nii et selles mõttes see ikkagi on siis konkreetne koht. Ja ütleme ka pärimuse järgi peetakse seda väga konkreetseks kohaks. Seal on ju lausa ehitatud kirik Lazaruse auks ja seal on klooster Marta ja Maarja auks, et selles mõttes see väga konkreetne paik. Aga Luuka evangeelium ütleb ka seda, et Jeesus läks Marta majja. Ja see on nüüd see küsimus, et kas Marta oli siis vanem õde? Et miks oli Marta maja ja mitte Maarja maja? Seda me ei tea. Ja samas, kui me loeme Johannese evangeeliumi, siis sealt jääb hoopis selline tunne, et äkki hoopis Maarja võis olla vanem õde. Et sellepärast, et juudid lähevad ju Maarja juurde leinama, Lazarust leinama. Nii et see on üks natukene selline keeruline koht, et kumb neist siis see vanem õde oli. Aga igal juhul olid kaks õde, kaks väga erinevat õde, nagu me juba rääkisime. Ja nende nimed tegelikult ka iseloomustavad seda, et Marta nimi võib tähendada emandat või käskijannat, aga see võib ka tähendada sellist murelikku ja hoolitsevat inimest. Nii et sükene, kes nagu toimetab ja muretseb ja ajab asju. Ja Maarja nimi tuleb heebrea nimest Mirjam ja see võib tähendada ühtepidi nagu sellist toekat või tugevat, aga teistpidi võib ka tähendada tõrgest ja taltsutamatut. Ja meie võib-olla oleme harjunud mõtlema siin sellises oma ajastu mõtteviisis, et kui Maarja istus Jeesuse jalge ees ja kuulas teda, et ta oli nagu siis nii-öelda käitus niimoodi jüngri moodi, aga tegelikult oli see väga ebatavaline käitumine, sest see ei olnud naiselik. Absoluutselt mitte. Naiselik oli see, mida Marta tegi. Marta toimetas. Ja see oli naiselik käitumine. Nii et selles mõttes väga huvitav selline kontrast tuleb sealt Luuka evangeeliumi loost välja nende kahe vahel. Ja kas Maarja nimi võib olla ühenduses ka mürriga, et nagu see kibeduse või selline? Jah, see võib ka olla üks tähendus, selline kibeduse või meelehärmi. Meelehärm, mis on huvitav, sest Maarja see kurvastus või see ootus ja esiteks, just, et me nagu näeme. Võib-olla ma peaksin korraks selle hästi lühikese lõigu ette lugema neile, kes praegu ei ole teadlikud sellest Luuka evangeeliumist ja siis tuleb võib-olla pilt juba kokku, et me jõudsime iseloomustada. Aga Luuka evangeeliumi 10. peatükis on see lugu olemas alates salmist 38 ja siin on öeldud, et aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine Marta nimi võttis ta vastu ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles, issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama, ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Aga issand vastas talle, Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Nüüd on kogu see lugu siin meie silmees ja me saame seda hakata analüüsima. Siin on juba nii palju detaile ja põnevaid asju võimalik välja lugeda.
kuidas me siit siis nüüd edasi liigume, me saame aru, et üks, nagu sa ütlesid, Maarja võis isegi olla selline sügavam või tõsisem või kurvameelsem ja võib-olla mitte isegi kurvameelsem, aga ma arvan, et see, mida tema nägi, oli nende asjade vaimne reaalsus nagu. Et Marta oli see, et kas süüa saab, eks ole, ja kas on maja korras, kusjuures selles kultuuris oli nagu eriti oluline. See on väga oluline, külalislahkus. Ta kehastab tegelikult seda kõige ehtsamalt külalislahkust. Jaa, see on oodatud sinult, et sa teenid ja et need inimesed saavad toidetud ja hoitud ja jaladki pestud, nagu me teame ja kõike muud, eks ju. Ja Jeesusel oli ju terve kaaskond, ega tal oli ju päris palju neid inimesi, keda oli vaja ju tegelikult vastu ja nad võtta olidki näljased, eks ju. Jah, et väga loogiline ja tõesti see, et sa õe peale toetud, sest tavaliselt sa ju toetud, ega Jeesus ka iga päev ei käi, et tavaliselt ilmselt Maarja oli köögisabis ja korraga on midagi juhtunud. Tema fookus on muutunud ja Marta selles kiires hoos ei mõista. Ja ta läheb siis, eks ole, Jeesuse juurde. Aga see on tegelikult väga huvitav, et ta läheb julgelt Jeesuse juurde, ütleb, et kas sa ei hooli, et mu õde on jätnud mind üksinda toimetama. Et see on nagu selline üsna julge pöördumine Jeesuse poole. Aga samas, kui siis Jeesus talle vastab, siis tegelikult Jeesus näitab, et ta hoolib. Sest mida ta ütleb? Ta ei ütle, et et ma hoolin küll, et mine Maarja nüüd toimetama. Vaid ta ütleb, et Marta, sa pöörad oma tähelepanu valedele asjadele. Sa pöörad oma tähelepanu liiga paljudele asjadele, aga tegelikult on ühte asja vaja. Ja tihtipeale võetakse sealt sellest loost see üks lause, et Maarja on hea osa ära valinud, ta ei võeta temalt ära, et järelikult see hea osa on seal jalge ees istumine. Jeesus päris nii ei ütle. Ta ütleb, et vaja on ühte. Vaja on nii-öelda prioriteete seada, vaja on nagu midagi nagu panna esikohale. Ja kui Maarja on seda teinud, siis las tema teeb seda. Aga Marta, sa võiksid ka mõelda, et mis on sinu prioriteet. Ja tihtipeale ma isegi läheks kaugemale, mulle vahel on tundunud, et isegi pannakse nad nagu vastastikku, et vaata, et Marta valis vale osa. Aga köögis toimetamine ja inimeste eest kehaliselt hoolitsemine ja nende mugavuse eest hoolitsemine pole kunagi paha olnud. See on naistele omane hoolitsemise ja selline hoolekande viis. Ja tõesti nagu mida Jeesus ütleb, on enam-vähem, et võta osa ka sellest heast osast, sest see on see, mida ei saa ära võtta. Huvitav, et üks kirikuisadest John Chrysostom, ütleb eesti keeles, kuidas eesti keeles öeldaksegi, Chrysostomus, jah. On öelnud, et võib-olla tema tegelikult ütlebki niimoodi, et tegelikult Jeesus räägibki siin toidust, et kuule, meile piisab lihtsast ka, tule nüüd ühine selle hea osaga, et sa oled üle pingutanud. Ja kui ma mõtlen üle pingutamist, siis see on tänase päeva haigus ka. Ja, seda kindlasti. Mul on üks selline raamat siin kaasas, mis räägib ka Uue Testamendi naistest ja siin selle raamatu autor Elsvold Kalas ütleb, et tema, kui ta kirjutab sellest Martast, siis ta ütleb niimoodi, et ta on tihtipeale olnud sellises nagu seltskonna või läinud külla ja ta on tundnud, et ta on koormaks, et inimesed toimetavad nii palju tema ümber, et ta ei tunne ennast mitte nagu hästi vastuvõetuna, vaid pigem nagu sellise koormava tegelasena, kelle pärast kõik peavad siis jooksma ja toimetama ja võib-olla see Jeesuse vastus ka nagu natukene ütleb seda, et ära nüüd liiga palju pinguta. Et näe seda hea osa. Tee seda, mida on vaja teha, aga võta nii-öelda ole ka külalisega koos. Et ära ainult kööki mis see peamine on, eks ole ju. Peamine on. Kas ei ole ka, vahel on öeldud, et kogudustes on seda hakanud juhtuma, et me nagu jookseme kõik Jeesuse ümber, me teeme teenistusi ja kõiki asju ja me just nagu teenime. Aga seda, et sa võtaksid ja istuksid ja tõeliselt nagu laseksid Jumala sõnale enda vastu rääkida, seda on väga raske vahel teha. Ja paljud võib-olla isegi väldivad seda, sest palju lihtsam on tegelikult toimetada. Et natukene võib siia tuua võib-olla sisse nagu sellise, selle prioriteedi paika panemise, nagu sa ütlesid, et me kõik oleme kutsutud nii Marta kui Maarja osa tegema, aga et millal sa mida teed, millal sa toimetad ja millal sa istud ja sa tõeliselt kuulad teda. Ja samas on selline üleskutse ka, et inimesed ongi erinevad ja mõnele inimesele sobib see toimetamine rohkem ja teisele sobib ta vähem. Ja kui sa siis nagu püüad nad nagu suruda sellesse nii-öelda vastandlikku rolli, siis kumbki ei ole õnnelik tegelikult.
Jah. et noh, siin on nagu kusagil on see selline tasakaalupunkt ka. On küll. Aga nagu sina ka ütlesid, et see oli väga ebatavaline, et naine istub seal. Et see sõna nüüd, kui ta ütleb, istub tema jalge ees, on ainult 2 kohas Uues Testamendis ja teine koht on, kus Paulus räägib istumisest Gamalieli ees. Just. Ma mõtlesin ka selle peale, et see on tegelikult, see on nagu mõnes mõttes ikkagi kõnekujund, et noh, see ei pruugi isegi tähendada piltlikult nii-öelda maas jalge ees istumist, vaid see lihtsalt tähendab seda, et ta pühendus sellele õpetusele, mida Jeesus jagas. Et ta nagu jäägitult nii-öelda pühendus sellele õpetusele. Jah, et see oli termin, mida kasutati jüngritele, kes nagu nii-öelda järgisid, uurisid, õppisid, võtsid omaks seda, mida siis rabi õpetas. Neil oli mitmeid koolkondi, ega Jeesus ei olnudki ainuke rabi. Aga Jeesus oli nüüd ainuke rabi, kes lubas naisel oma jalge ees nii-öelda piltlikult istuda. Väga suur tähendus tegelikult sellel hetkel. Ja milline võib-olla ka julgus Maarja poolt siis? Sest see oli no kindlasti, see oli ikkagi väga ebatavaline. Aga see, et Jeesus seda tunnustas, see oli ka ebatavaline. Nii et noh, selles mõttes nagu 2 ebatavalist asja saavad kokku. Võib-olla see seletab ka, miks Maarja nii julgesti Jeesuse poole pöördus. Sest tema jaoks see naine oli nagu üle astunud igast piirist. Sest muidu tavaliselt ma ütleks, kuule Elina, ma tean küll, et sulle meeldib siin jalge ees istuda, aga tule mu ka kööki. Et minu jaoks esimene asi oli see, et kas mina oleks pöördunud Jeesuse poole. See on ikka tase üles. Ja. Kas see võis ka näidata nende väga lähedast suhet? No see ilmselt ikkagi pidi näitama, et noh, kui nad oleksid olnud nagu niimoodi väga noh, nii-öelda aupaklikud ja alandlikud, noh siis ei oleks saanud niimoodi Jeesusele öelda, kas sa ei hooli. See on nagu väga selline, noh, umbes nii, et kuule, kas sa ei hooli? Ja samas Maarja ikkagi tundis selles sõbras nii-öelda ära messija või selle, kelle sõna või rabi või keegi, kelle sõna on praegu kõige olulisem. Ma vajan seda, ma tahan seda. Et mitte ainult see, et kuule, teeme nalja ja oleme siin head sõbrad, vaid et tegelikult see sõna on mulle eluks, on mulle praegu kõige olulisem. Ma olen isegi valmis tõesti nagu jätma oma tavapärase kohustuse, et selle äratundmine. Jah, aga noh, Marta puhul ka, et Marta saab aru, et ta ei saa nagu Maarjat siin selles olukorras kamandada, vaid ta saab nagu Maarjani jõuda ainult läbi selle, kui Jeesus midagi ütleks. Ja Jeesus ütleb midagi ootamatut, eks ole. Jeesus ei ütle, et noh, Maarjale, et mine kööki, vaid Jeesus ütleb, et Maarja ongi valinud hea osa. Ja noh, ilmselt tõenäoliselt paneb see ikkagi Marta mõtlema nii mõnegi asja üle järele. Et see on nagu selline noh, äratus. Et ahaa, et kuidagi teisiti võiks ka. Ja huvitav, ega Maarja reageeringu kohta ka ei ütle. Ei tea. Inimlikult sa mõtled, et see on ju lausa skandaalne, et nüüd öeldakse veel mulle halvasti enam-vähem. Aga ma loodan ka ja arvan küll, et Maarja tegelikult saab aru, et Jeesus ütleb, viitab millelegi. Marta samuti. Või Marta, vabandust. Viitab millelegi, mis on üle kõikidest headest kommetest või isegi sellest. Ja Jeesus ei ütle, et ei, ma ei taha süüa, eks ole, või et ära muretse üldse söögi pärast, vaid ta ütleb just nimelt, et see on parem osa, mida ei tohiks kõrvale jätta. Väga huvitav õppetund. Kusjuures ma siiski täpsustan, Jeesus ütleb, et see on parem osa. Jeesus ütleb, et see on hea osa. Ja see on tegelikult midagi, mida mina olen nagu lapsest saadik ka kuidagi saanud sellist korduvalt ja korduvalt sellist hästi primitiivset õpetust, et Maarja on valinud parema osa kui Marta. Et Maarja on just kui parem, ta on just kui püham, ta on just kui vagam, kõik on nagu parem tema puhul, aga keegi peab selle Marta töö ka ära tegema. Aga tegelikult päris nii ei ole. Mina pidasin esimest korda jutlust Martast just nimelt aastal 1999, ma mäletan seda numbrit. Ja püüdsin nagu nii-öelda Martat rehabiliteerida, et ei ole nii, et Maarja valis parema osa kui Marta. Et tegelikult nad on kumbki omas kohas. Ega see mõnes tõlkes ei ole? Ma lihtsalt mõtlen, et kust see nii hullusti tuleb, et mul on nagu tunne, et see oleks olnud, aga seda tasub uurida, nii et kui vaatajale ka kodutööks, et kust see siis tuleb, sest ta tõesti ütleb, et see on hea osa. Aga tõlkeid on ka nii palju, et ma ei tea. Mina jälle mõtlen, et minu arust praegu see sõnum on hästi oluline väga paljudele pereemadele ja naistele, sest et ma mäletan aega, kus ma olin oma keskmise lapsega, kes on nüüd küll täiskasvanu, ma olin kodus, ta oli väike ja kuidagi see orav rattas
igapäevane majapidamine oli ainult see minu elu ja ma mäletan, et ma tegelikult nii kohutavalt igatsesin lugeda sõna ja õppida ja ma olin tegelikult hingelt nagu pigem kogu aeg otsisin seda ja mul ei olnud seda võimalust. Ja ma ühel hetkel olin enda üle natukene pahane, et küsisin Jumal, kas ma hakkan martastuma. Et kuidagi mu elu nagu on ainult see, et ma pean tegema ja ma teengi ja ma ei jõuagi sinna sellele teisele hea osani ma ei jõua. Ja siis ma olen kuulnud aastate jooksul, et väga paljud naised tunnevad natuke alateadlikult ennast süüdi, et nad toimetavad ja just nagu on need Martad, aga nad ei saa siis, eks ju, olla seal Maarjana jalge ees ja koguduses ja teenistusel ja peavad olema oma lastega ja on kodus kinni. Et võib-olla see mõte, mida julgustuseks ütelda nendele naistele, kes just tunnevad, et mina ütleksingi julgustuseks nendele naistele kõigepealt seda sama, et ka see, kui Marta seal toimetas, ei pruugi tähendada, et ta veel ei kuulnud seda, mida Jeesus õpetas. Et ta võis seda ka kuulda ja mingil määral sellest osa saada. Et teatavasti naised suudavad ka mitmeid asju korraga teha, eks ole. Ja see, kui me loeme ja see on võib-olla ka hea üleminek sinna Johannese evangeeliumi loo juurde, et kui me sealt loeme, kuidas Marta Jeesusega kõneleb, siis on väga selge, et ta on midagi tähele pannud sellest, mida Jeesus on õpetanud. Et see ei ole niimoodi, et see on kõik temast mööda läinud. Ja ma tooks siia selle paralleeli, et kui õpetussõnad räägivad tublist naisest, siis nad tegelikult räägivad ka naisest, kes on toimekas ja teeb igasuguseid selliseid koduseid toimetusi, aga lõpuks öeldakse, et ta on jumalakartlik. Seda tuuakse nagu eriliselt esile. Et see tähendab, et üks ei välista teist. Väga hea. Kindlasti ja ma arvan, et usk toobki esile ju ka tegusid, eks ole. Et tegelikult see, et Marta tegutses, tähendas seda, et ta armastas aktiivselt ju neid oma külalisi. Teine mõte, mis mul tekkis sind kuulates ka on, et kas ei ole see printsiip ka, et kui sul on see peaosa paigas, siis ülejäänud asjad järgnevad. Kui sul peaasi ei ole paigas, siis sa jooksedki nagu orav rattas, see on eestikeelne ütlemine, siis sa jooksedki nagu peata kana ja sa tegelikult lähed segadusse. Ja kibestud ka teiste vastu, et miks nemad ei aita mind, eks ole, mina pean kõik üksi tegema. Aga Jeesus ütleb, et sa muretsed, teed endale vaeva paljude asjadega, aga vaja on üht, et keskendu. Ja siis kuidagi hakkavad ülejäänud asjad õiges valguses ka esile tulema. See on see hingamises tegemine. Me räägime üksteisele, tööd on palju, kohutavalt palju. Kuidas seda kõike hingamises teha? Kas see tähendabki seda, et sa nagu hinges oled nagu kuidagi Jeesuse jalge ees kogu aeg ja võtad vastu seda head ja ei lase sellel orava rattal ennast nagu päris nagu vinti keerata? Et selline oskus, mida me peame vist tänapäeval ka naistena arendama. Ma olen kuulnud, et mõned ütlevad, et kui juba kõik üle pea läheb, siis ma lähen palvetama. Aga tegelikult võiks ju olla just vastupidi. Et tõesti sa võtad Jeesus. Et sa palvetad selleks, et ei läheks üle pea. Et ei hakkaks nii hulluks see asi minema. Et sa alustad oma päeva juba mingi mõistmisega, kus su fookus ja kuhu su energia läheb ja sa oled Jeesuse sõna kuulelikus terve päeva, siis sa võid õhtul nagu õpetussõnade naine ütleb, ta vaatab tagasi ja tema teod kiidavad teda. See on üks sügav õnnistus, et sa ei oota kiitust ta küll saab väljapoolt oma mehelt ja lastelt kiitust, me näeme seda, aga see ei ole, ma arvan, see, mis teda igapäevaselt toidab, vaid see on just see, et tema käte töö kiidab teda. Ta näeb vilja ja rõõmustab. Võib arvata, et Martal vist see hommik jääda, see palve jääda tegemata, sest tundub, et ühel hetkel lasi sellel kõigel üle pea kasvada, vaata ja tekkis see frustratsioon, aga on võimalik ilmselt rõõmsalt ja tõesti läbi minna ka sellistest väljakutsete rohketest päevadest. Me võtame usus vastu, Helina. Ja, aga me tegelikult hea, et sa mainisid Johannese evangeeliumisest nüüd see lugu nendega ju jätkub ja läheb aina põnevamaks. Ja Johannese evangeeliumi 11. peatükis on üks väga eriline ja tegelikult sügav lugu, mida me ei jõua täna iga nurga pealt ära rääkida, aga Jeesus saab siis teada, et tema armsate sõprade Marta ja Maaria vend Laatsarus, kes on samuti tema hea sõber, on surnud. Ja see oli nüüd see huvitav koht. Sa mainisid just enne, et Jeesus armastas neid. Ja see oli selles hetkes, kus ta sai teada, et tema sõber on surnud, aga ta veel
ei lähe sinna kohe appi, nii nagu tal tegelikult paluti, vaid ta veidikene viibis. Et kuidas sina seda lugu meile kõigepealt lühidalt võib-olla televaatajale annaksid edasi? No tähendab, tegelikult Jeesus saab ju alguses sõnumi, et on haige. Ja siis on see kommentaar, et Jeesus armastas neid kõiki 3, Martat ja tema õde ja Laatsarust. Pange tähele, armastas Martat ja tema õde ja Laatsarust ütleb, vähemalt minu piibel ütleb niimoodi. Aga siis Jeesus ei lähe kohe ja tõepoolest Laatsarus sureb ja ilmselt õed on ikkagi väga sellest nagu kohkunud, et surebki, vend surebki ära, kuigi sõna on saadetud Jeesusele. Nad on üheskoos tegelikult sõna saatnud, on siin ka öeldud, et õed saadavad sõna, eks ole. See on nende ühine mõte, ühine lootus. Aga Jeesus tuleb, siis Laatsarus on juba hauas, ta on juba 4 päeva hauas olnud ja see on ka huvitav, et väidetavalt oli tol ajal ka juutide hulgas selline uskumus levinud, et 3 päeva on veel nagu selline kriitiline periood, kus võib veel midagi veel toimuda. Aga et kui on juba 4 päeva, siis on kõik. See oli 4. päev. See oli 4. päev, jah. Nii et sõber jättis nad nii-öelda ootele meelega. Ja siis sa saad aru, miks need kommentaarid tekivad. Ja siis ongi niimoodi, et kui Jeesus tuleb ja ta ei lähe isegi ka nende koju, ta ei lähe nii-öelda sinna leinakotta, vaid ta jääb eemale. Nad saavad teada, et ta seal on ja Marta, aktiivne Marta, läheb kohe ruttu temaga kohtuma. Aga mida ta ütleb kõigepealt, see kõlab esimese hooga nagu etteheide. Ta ütleb, et issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Ühesõnaga väga selge, sa ei tulnud. Me kutsusime, sa ei tulnud. Aga tegelikult see kõlab ka nagu selline teatud usaldusavaldus. Et kui Jeesus on ligi, siis halvad asjad ei saa sündida. Teine pool on ka, Salm 22, jah? Väga õige, teine pool on ka. Teine pool on see, et aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud. Ja see võib kõlada nii, nagu ta eeldaks, et Jeesus äratab Laatsaruse üles. Aga tegelikult sellest edasisest jutuajamisest ei tule välja, et ta seda eeldab. Ta pigem eeldab seda, et Jeesus teeb midagi, mis selle olukorra kuidagi nagu heaks muudab või paremaks muudab. Et ühesõnaga see usaldus Jeesuse vastu on siin nagu väga-väga selgesti olemas. Ja siis tekib see vestlus, eks ole, ülestõusmisest ja Marta ütleb, ma tean, et kunagi, kui on surnute ülestõusmine, tõuseb üles ja Jeesus ütleb, mina olen ülestõusmine ja elu. Ja kui ta siis seda on siis öelnud, siis tuleb see hämmastav tunnistus, mis Marta siis annab, et tegelikult on siis, eks ole, piiblis on veel üks koht, kus Jeesus tunnistatakse messiaks, Peetrus tunnistab Jeesuse messiaks, eks ole. Ja seal on meil tavaliselt ka piiblis on see pealkiri lausa, et siin on see koht, et nüüd Peetrus tunnistab Jeesuse messiaks. Selles Johannese evangeeliumi loos ei ole mingit pealkirja. Siin lihtsalt Marta tunnistab Jeesuse messiaks ja ütleb, et issand, ma usun, et sina oled messias, Jumala poeg, kes peab maailma tulema. Mis tähendab seda, et tegelikult isegi kui Marta seal kogu aeg toimetas ja ei istunud Jeesuse jalge ees, aga midagi ta pidi ikkagi sellest õpetusest ja Jeesuse olemisest nagu kinni püüdma, mis andis talle selle veendumuse, et siin on nüüd messias. Ja see on nagu selline väga võimas tunnistus tolles ajastus. Me võib-olla ei mõista seda tänapäeval isegi, kui suur tunnistus see on. Just, sest jumalaid on palju, vägesid on palju, nagu tänapäevalgi sa võid öelda. Ja teine asi ka Jeesus, mis Jeesus ütleb, see on 25 salm, siis on mina olen ülestõusmine ja elu, kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb, kõik see lause, aga see on üks väga selline postulaatidest, mida me ju kogu aeg ütleme, Jeesus ilmutab ennast kui ülestõusjat või kui elu. See on need nii öeldakse nagu mina olen laused. See on üks nendest. Üks nendest. Tähendab, nii et mina isegi mõtlen vaimselt võib olla, et Jeesus ilmutab ennast Maarjale ja Maarja võtab selle ilmutuse vastu. Ja Jeesus küsib ta käest, kas sa usud? Jah, kas sa usud? Ja siis Maarja ütleb, või mitte Maarja, Marta. Marta ütleb nagu täie enesest mõistetavusega. Jah. Usun. Mis on väga sarnane sellele, mida Peetrusega oli, eks ju. Väga sarnane, et kes arvad, et mina olen. Kelle te ütlete minu olevat, Ja samas see, et Marta ütleb, et ma tean,
et ta tõuseb ülestõusmise viimsel päeval, aga Jeesus ütles, mina olen ülestõusmine juba praegu, eks ju. Ma olen siin. Ma olen siin ja see on juba siin juhtumas. Et noh, selles mõttes see on üks väga sügav usuline vestlus. Võib-olla see on pikem, võib-olla meil on antud ainult väike tükk sellest, eks ole, aga igal juhul toimub sellel hetkel ja Marta ja Jeesuse vahel ikkagi väga-väga sügav usuline nagu mõttevahetus, ütleme niimoodi, mille tulemusena siis Marta ütleb selle oma tunnistuse välja, et sina oled Messias. Ja kohe peale seda saadab ta sõna oma õele. Et õpetaja on siin, kutsub sind, tule ruttu. Ja Maarja tuleb. Ja Maarja ütleb täpselt samad sõnad, mida mõtles Marta. Kui sina oleksid olnud siin, siis meie vend ei oleks surnud. Nii et selles mõttes see on nagu täpselt sama mõtteviis, mis siin kahel õel. Eks nad olid võib-olla oma vahel juba seda seal korduvalt öelnud, kus ta on. Ja teine asi mõtled, et kui Jeesus oleks hoidnud ennast tagasi nüüd teoloogiliselt või sügavast ilmutusest naistele, võt see koht on tõesti nagu, see on nii sügav vestlus, mis toimub ühe naiste rahvaga, kes ei ole ei rikas ega tähtis ega mõiduvõimas, lihtsalt sõber. Ja ta ilmutab oma kõige sügavamat, eks ju. Ja seda läbi Uue Testamenti ikkagi on ju veel neid kohti näha, et seda on nii tore tähele panna. Et Jeesus ei tõmmanud piiri, et ma seletan, kui me jõuame sinna, kus Laatsarus ja need variserid on. Ta ilmutab seal samas tee otsa peal. Muide, Marta jooksis külast välja, selle küla piiri peale vastu talle. Ja teine olukord, mis on huvitav teada, et juudid sellel ajal, kui keegi lahkus perekonnas, siis kutsutakse istuvad või ootavad Shiva. Ja võt see ongi nädal aega, nad istuvad kodus ühe katuse all, nad nutavad, leinavad, neil on oma traditsioonid ja üldjuhul sa majast välja ei lähe. Nii et juba see, et Marta jookseb linnast välja selle ju kuulduse peale, et Jeesus tuleb, on tegelikult mingis mõttes usutegu. Ta murrab mingisuguse traditsiooni nüüd, et näha seda, kellele ta oma usu on pannud. Ja nüüd, kui Jeesus näeb Maarjat ja kõiki neid juute, kes nüüd talle järgi tulid nutmas, siis on öeldud, et ta ärritus vaimus õpatas. Ja siis hakkas ta... Sest tema ei näe põhjust leinaks, sest tema teab, mis on võimalik, aga samas kui inimesed leinavad, siis nad leinavad. Kui keegi on surnud, siis me leiname. Et selles mõttes see lein ei ole ju midagi ebaloomulikku. See on täiesti eluloomulik osa. Just. Ja. Aga siis Jeesus ütleb, et see ei ole lõplik. Ja ta saab midagi teha selleks, et näidata, et see ei ole lõplik, ta saab Laatsaruse üles äratada. Kusjuures see praktilise mõtlemisega Marta ütleb kohe ruttu, et on juba hilja, ta juba lehkab. Et 3 päeva möödas, mis me selle andsime. Et selles mõttes, siin tuleb ka nagu jällegi selline Marta selline elutarkus ja praktilisus kohe niimoodi esile, et ta ei suuda ennast tagasi hoida. Ta annab selle viite, et asjad ei ole kõige paremad enam, eks. Üks huvitav detail, mis siin silma hakkab ka on, et variserid püsisid kõik Maarjaga ja isegi kus öeldakse, et variserid tulid, siis nad tulid Maarja. Koos Maarjaga. Et Maarja muutub kuidagi täiesti nii-öelda põhjuseta. Ta ei ole sõnagi veel öelnud üldse, aga kuidagi Maarja nimi tuleb sisse otse, et siin on nüüd see, nagu kus see kogukond oma silmi hoiab. Ja muidugi ega variserid tulid ju, ei tulnudki, nad ei teadnud, mis sees on. Nad tulid sinna tegelikult, mille pärast nad sinna kõik tulid? Nad tulevad, variserid on tegelikult ju seal Marta ja Maarja kodus, eks ole, nad on leinamas ja kui nüüd Maarja tõuseb, Marta on juba läinud, eks ole. Maarja ka läheb, siis nad arvavad, et ta läheb lihtsalt oma leinas nii-öelda sinna haua juurde leinama. Peavad temaga kaasa minema siis. Nad lähevad siis temaga kaasa, sellepärast, et ta ei saa sinna jääda siis üksinda sinna majja leinama, kui pererahvas on juba kõik ära läinud. Et selles mõttes ega nemad ei tea, et seal on Jeesus, nad ei tea, et Marta ja Maarja on läinud Jeesusega kohtuma. Et see on nende jaoks nagu selline ootamatu kohtumine ilmselt. Ja samas seal on ka Jeesuse jüngrid, eks ole. Jeesus tuli oma jüngritega ju. Ja see on väga huvitav, see on terve hulk inimesi koos. Ja siis Jeesus ütleb, et Laatsarus tule välja. Ja ta tuleb. Ja see on midagi sellist, mis ikkagi tekitab nagu väga sellise suure, ühesõnaga see kumu läheb laiali igale poole, et näed, tuli hauast välja 4. päeval. Et kõik täiesti võimatu lugu, eks ole, et on ellu äratud.
ja palve jooksul Jeesus konkreetselt ütlebki, et ma tean, et sa mind kuuled, aga nende inimeste pärast ma palun sind, et see on huvitav, jah. ta teab, et kõik südamed või silmad teatud mõttes selles leinahoos ja no see uudishimu, vaata kui huvitav on, et kui me oleme ikkagi äärmuses, kas leinas näiteks, eks ju, ja Lazarus ja terve see pere oli ilmselt suur osa ikkagi sellest ühiskonnast, väga oluline ja eluline osa, et siis korraga sa vaatad asju täiesti teise pilguga kui tavaelus, eks ju, ja siis sünnib see ime, mille peale ju kiri ütlebki, et paljud neist tulid usule ja hakkasid Jeesust järgima. Muidugi juhtus veel ka midagi muud samal ajal, et mõni jälle vihastas ja otsustas, et... No see jah, et see tegelikult tekitas nagu palju sellist pahameelt ja ikkagi nagu mõnes mõttes kirjutas Jeesuse surmaotsusele alla veel põhjalikult ja Lazaruse ka, et umbes nii, et näed, äratati üles, et tapame ta uuesti ära. Et keegi rohkem ei kuuleks. See oli nagu ikka väga kole lugu. Aga ma arvan, et me jõuame veel korraks ka nimetada seda, mis pärast juhtub, eks ole, Lazaruse auks tehakse suur pidu ja seal juhtub kaks väga huvitavat asja. Kaks asja. Esimene asi on see, et Marta teenib. Punkt. Ei nurise, ei ütle, et miks keegi mul appi ei tule. Ta lihtsalt teenib. Ja ilmselt see tähendab seda, et ta teenib nagu sellel traditsioonilisel viisil, nii nagu üks naine oma külalisi kodus teenib. Aga Maarja teenib ka ja ta teenib teistmoodi. Ja ta teenib täiesti sellisel ekstravagantsel viisil, eks ole, ta tuleb selle kalli salviga, ta valab selle Jeesuse jalgade peale, ta kuivatab seda. Ühesõnaga see on selline teenimine, mida keegi ei oska oodata, mis on täiesti ebatavaline, mida pannakse natuke pahaks, sest ta on nagu selline väljaspool igasuguseid norme, ja samas ta näitab seda pühendumist, sellist väga sügavat pühendumist ja ta näitab midagi, mida võib-olla Maarja ise ka ei mõista, mille kohta Jeesus ütleb, et ta on mind võitnud mu matusteks. Keegi veel ei tea, eks ole, et see matus on tulemas, keegi ei tea, et see surm on tulemas, Jeesus ise teab seda, aga inimesed ju veel ei tea. Aga ühesõnaga Maarja teeb midagi, millele Jeesus annab nagu sügavama tähenduse. Just. See oli 6 päeva enne paasapühi, ehk siis enne kui Jeesus hukati ja on arvatud ka seda, et see nardisalv, millega Maarja teda võidis, oli sellise aroomiga, et ilmselt Jeesus veel ristipuu peal võis ka tema ihu võis selle järgi isegi lõhnata. Et see oli nagu pika toimega. Sest seda ta nagu ütlebki, et see on tema surmaks on mind võidnud, eks ju. Mis tähendabki, et see salv pidi olema midagi sellist, mis nagu tugev. Ja see on huvitav, mida sa ütled ja Maarja tõepoolest ilmselt jälle vaimu ilmutuse läbi tundis või jagas midagi, sest ta ütleb, ta nutab, eks ju, ta lihtsalt nutab Jeesuse jalgade ees, avab oma juuksed. Meie ühiskonnas see ei tähenda nagu, mina ka ei ava oma juukseid ja ei kuivata kellegi võõra meesterahva jalgu. Et see on täiesti šokeeriv niikuinii. Aga selles ühiskonnas sa käisid ikkagi rätikuga või pea kaetud ja abielunaine oli kinniste juustega, eks ole, ja prostituudid olid need, kellel olid juuksed lahti. Et see oli skandaalne igatepidi ja Jeesus ütleb jälle, et Maarja on millelegi sisuliselt pihta saanud, mis on jälle see päris osa nagu. Ja et ta on teinud kauni teo. Kauni teo. Eks ole. Ja see sõna on üks, mida me vist ei ole palju rääkinud, kui tohib, ma olen mõelnud selle peale, kui palju Jumal oma sõnas räägib üldse ilust ja täiusest ja harmooniast. Ja minu meelest üks väljend, mida lauludeski kasutatakse, on issanda ilu. On või? Kuidas ta ütleb? The beauty of the Lord. Inglise keeles, eks ole ju. Ja tema kodade ilu ja tema võlu ja tema rikkus. Et kui on piiblis kuskil öeldud ilus, isegi Jeruusalemma kutsutakse ilusaks linnaks, siis see ei tähenda lihtsalt, et ta on esteetiliselt hästi, see kuulub sinna sisse. Aga tegelikult see tähendab midagi enamat. See on õnnistatud, see on õnnis, see on tõeliselt õige koha peal, kõik on õige. Ja see on tõeliselt kaunis. Ja on taas seda arvatud, et see sama nardisalvi lõhn või ühesõnaga see, millega Maarja kuivatas oma juukseid, tema külge jäi ka see, tema juuste külge jäi ka see nii-öelda Jeesuse lõhn, selle salvimise
selle teo. Seal on ka öeldud, et see täidab terve koja, et tegelikult kõik need inimesed said sellest osa tegelikult. Et mõnes mõttes see on ka üks huvitav küsimus, et mõnikord, kui me nagu teeme midagi, mis väljendab meie sellist väga sügavat usku, et see võib olla midagi niisugust, mis ei ole ainult meie ja Jumala vahel või meie ja Jeesuse vahel, vaid et see ulatub teiste inimesteni ka. Et see puudutab kuidagi väga otseselt ka teisi inimesi, kes on seal juures, kes ei ole võib-olla sellest osalised, aga nad ikkagi on selle juures, nad saavad sellest mingisuguse õnnistuse, ütleme siis niimoodi. Mis võiks korra viidata veel tagasi ka sellele, kui Lazarus tõusis üles, et see ikkagi oli õnnist. Kogu see, mis sealt lahti läks, nii kuri kui hea, oli tegelikult linna muutev. Igaüks sai valida oma päästja või mitte, et need leerid nagu. Ja tõepoolest siin on sama, sest Lazarus või vabandust nüüd rahakoguja, kes seal ütleb, et aga selle raha eest me võiksime ju nii palju. Mister Juudas, kes jälle tuleb lagedale ühe hea praktilise lahendusega. Et me tegelikult saame aru, et on ajad ja kohad, kus Jumal teeb suuri asju ja mõnikord see siuke puhas, lihalik praktilisus võiks nagu üritab seda maha lõigata. Et need teod või see, mis tegelikult sünnib, on sügavama tähendusega. Ja ma arvan, see võib olla see põhjus, miks Maarjat niimoodi eriliselt kogu aeg nimetatakse. Et tal oli võime näha kogu aeg sinna selle maise või selle välise taha. Mis on Jumala and, see ei ole ju lihaga saavutatav, vaid see on nagu Jumala kingitus ka. See on oma südame väljavalamine ja see on olnud hästi ilus minu arust, mida teie olete maalinud siin, mitte ainult Maarjast, vaid ka Martast. Kuulge, mina olen küll tõesti saanud õnnistatud, kuulates teie vestlust siin, et on olnud väga hea aeg ja ma usun, et see tänane piiblisalm on olnud meile kõigile midagi täiesti silmi avavat teinud meie südametes, nii et aitäh teile mõlemale, Külvi ja Meeli, aitäh, et saime rääkida ja omalt poolt tahan sulle ütelda, hea televaataja, aitäh, et sa oled olnud seda sarja vaatamas. Ma kutsun sind üles, et jaga neid saateid, jaga neid oma tuttavate ja sõpradega, et need võiks ka paljudele teistele veel õnnistuseks olla. Ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!